tere, armsad ettevõtlikud naised ja tere tulemast meie tänasesse naiste ettevõtlusjuttude saatesse. Mina olen Sandra ja ma olen Naised ettevõtjaks kogukonna assistent. Ja täna räägime siin saates sellisest teemast, mis ei paista tihtipeale tegelikult üldse võib-olla väljagi, aga see mõjutab otseselt seda, et kui kaugele me ettevõtjatena liigume, sest et palju on tegelikult naisi, kellel on olemas oma teenus või toode, nendel on olemas kliendid, nendel on ka kogemus, aga ikka on tunne, et no ei liigu kuidagi edasi. Ja tegelikult tihtipeale ei pruugi olla põhjus üldsegi oskustes ega strateegias, et ei pea alati kogu aeg ainult juurde õppima ja ennast täiendama, vaid asi võib olla milleski palju peidetumas. Ja täna siis räägimegi nendest nähtamatutest takistajatest. Ja armas kuulaja-vaataja, kirjuta kommentaaridesse, jaga, et kas sul on olnud sellist tunnet, et sa tead, et sa suudad rohkem, aga miski hoiab sind tagasi. Ja kui sul tekib ka täna küsimusi selle teema kohta, siis kirjuta julgelt need siia chati või kommentaaridesse ja me vastame nendele ka kindlasti. Ja täna on meil külas Heidi Blumberg. Heidi on siis terapeut, coach ja lausa 5 raamatu autor ja ta on töötanud naistega juba üle 15, vabandust, üle 17 aasta. Ja Heidi aitab näha ja lahti mõtestada siis neid mustreid ja sisemisi pidureid, mis ei paista välja, aga mõjutavad siis väga otseselt meie tulemusi. Ja Heidi tegelikult on meil varem ka saates käinud, see oli siis täitsa peaaegu aasta tagasi, mäletan. Et tere tulemast, Heidi, meie saatesse, mul on hea meel sind näha taas kord. Aitäh, Sandra, ja tere tulemast kõikidele, kes kuulavad, vaatavad seda. Mul on väga hea meel olla ja hakkame ka pihta. Jaa, väga tore. Heidi, jaga alustuseks natukene endast ka, et kuidas sa jõudsid üldse selleni, et sa tegeled täna naistega ja siis selliste sisemiste takistuste ja mustrite teemal? Ma tegelikult ma just täna tegin siin teile slaide ja siis ma vaatasin, ma tegelikult olen 28 aastat ettevõtja olnud, on ju, mõtle ka kaua, on ju. Ja selle aja jooksul ma nagu märkasin, et naistel on hoopis teistmoodi väljakutsed kui meestel, eks ole. Et mul on endal ka 4 last, on ju, ja siis sul on muu elu ja nii-öelda soorollid ühiskonnas ja kõik muu selline ka ootused hoopis teistsugused kui meestele väga palju. Ja kõige olulisem oli see, et niivõrd teiste ootused ei olnud erinevad, kuivõrd mida mina ise uskusin, et mina suudan, mina saan ja mina jõuan ja siis ma hakkasin nagu aru saama, et kui ma enda asjad ära lahendasin, siis need ei ole ainult minu asjad, vaid tegelikult väga paljud teised naised saaksid ka kasu sellest, kui mina nagu jagan, et kuidas seda lahendada, seda probleemi, mis neil on. Ehk siis need hirmud, igasugused plokid, millest me täna rääkima hakkame, kuidas neid siis nagu ületada nii, et tegelikult sul seda enam ei olegi. Jah, nii et see oli see, mis mind kõige rohkem viis ja hästi põnev, ma sel nädalal just panin ka oma ingliskeelse Facebooki lehele Heidi Blumberg marketing resistance coach, nii et tänane asi on just, mulle tuleb väga palju kliente, kes tahavad just töötada oma vastupanuga, teha turundustegevusi ja mitte ainult Eestis, on ju. Et kõigele muule, mis ma teen, see on üks mu lemmiktegevus ja sellepärast inimesed tihti teavad, mida nad peavad tegema, nad on ostnud koolitusi, nad on käinud koolitustel ja nad teavad täpselt, mida teha, aga nad ei tee neid asju. Jaa, täitsa, ma näen ise sedasama asja nagu ja ka ise olen olnud seal kohas nagu väga tuttav koht ja väga tuttav tunne. Aga kas sinu enda teekonnal on olnud ka, ilmselt on ju, olnud hetki, et kus sa tundsid ka, et sa oled kinni, on ju, ja kuigi väliselt paistab, et kõik on ju tegelikult hästi, et mis nagu toimub?
ja sest tegelikult ma oma online ettevõtte alustasin 10 aastat tagasi ja siis ma hakkasin äkki igapäevaseid laive tegema ja nii edasi, aga see ei juhtunud üleöö, on ju. Et tegelikult mul on taust on nii, et enne kui ma üldse ettevõtteks hakkasin 27 aastat tagasi, ma nüüd ei taha öelda, et ma nii vana nüüd kohutavalt olen, aga ma olin siis 3 aastat olin väga suurtes ettevõtetes, olin juhtivatel kohtadel, ehk siis tegelikult mul olid oma tiimid, oma meeskonnad, ma juhtisin sadasid inimesi, eks ole. Ja siis ma olin 4 aastat kodune ema ja kui Helena sai 2-aastaseks, läks lasteaeda, siis ma hakkasin osalise ajaga tööle ja noh, mõtle nüüd see taust, mis mul oli olnud, on ju, et ma olin olnud 2 ettevõtte juht, on ju, pluss oma ettevõtet teinud ja mul ikkagi tulid need nähtavuse hirmud, on ju. Mida inimesed arvavad, et ma nüüd istungi siin ja istun oma kodus, on ju, magamistoas ja räägin siin ja siis eriti hirmus oli, kui kõik need inimesed hakkasid mu Facebooki grupiga liituma, on ju, ma tegin tookord siis kiirelt elu muutvad koolitused, on mul siiamaani Facebooki grupp, on ju, sa tead, on ju, meil on üle 7000 inimese seal praegu, aga see esimene kord, kui need inimesed, need sajad ja sajad inimesed hakkasid liituma mu grupiga, siis minul nagu silmad läksid nagu pungi, on ju, ja sellepärast, et see oli nii hirmus, et issand jumal, nad nüüd kuulavadki, mida ma räägin, on ju. Ja mul on ju need parasiitsõnad, on ju, ja kõik, mis mul siiamaani on ju. Jah, nii et see kõik see, mis me ise nagu arvame, et vau, et nüüd nad kindlasti räägivad, et ta ütleb on ju kogu aeg, on ju. ja, ja meil siin Kaisa jagas ka, et tema tunneb, et ettevõte kasvab, aga tegelikult saaks seda palju kiiremini ja efektiivsemalt teha. Et töömaht on suur, aga tulemused ei ole seal, kus võiksid nüüdseks juba olla. Ja Tiiu ka jagab, et see teema kõnetab teda väga ja ta teab, et et ta on palju rohkemaks võimeline, aga siiski ongi, et asjad ei liigu, on ju, et nii paljud naised on seal tegelikult ja see ei paista üldse välja, kõik tundub, et kõigil läheb ju tegelikult hästi, et mina olen ainsana see, kellel miskipärast asjad ei liigu, aga tegelikult see ei ole üldse nii. Ja sest see ongi tegelikult, miks ma hakkasin nii palju sellega tegelema, sest ma alguses tegin koolitusi, noh, kuidas nagu panna, ma ei tea, toimima, teha, panna siis oma email-list, on ju, kuidas see käima panna, tee seda, tee kolmandat, kuidas teha väljakutset, on ju, kõiki neid asju, on ju, ja inimesed lihtsalt ei teinud. Ja siis ma nagu ütlesin, okei, et sa käisid siin kaamera nähtavuse väljakutsel ja sa tegid seda ja aga sa ei toimeta, et mis siis taga on ja siis tuli see sisekõne välja, on ju, ma ei tea, kui paljudel see nüüd tõite siin öelda ja mulle chati, on ju, et kui see kõnetab, on ju, et ma tean, mida teha, aga ma ei tea, ma tahan seda teha, seda videot, aga noh, ma lükkan edasi, täna ei ole hea päev, on ju, homme ka ei ole. Tahaksin tõsta hindasid, aga ei julge, äkki siis need kliendid, kes olemas on ka nagu lähevad kõik minema, on ju. Ma tahan müüa, aga tunnen ennast kohutavalt ebamugavalt, on ju, müümine on ju ikkagi ja noh, ma ei taha olla see ukse peal, kes müüb seda noh, mis iganes televisioonijaama või panka, on ju, pensionit, on ju, ma ei taha selline olla, on ju, ja siis noh, kirju ma ju ometi iga päev saata ei saa, sest muidu inimesed ju mõtlevad, et see on spämm, on ju, ja ma tahan kasvada, aga mul on kogu aeg põhjused, miks ma ikkagi teha ei saa ja naistel tuleb see jutt kõik juurde, et mul on ju tegelikult tahaks puhata ka, et eriti naised, kes on olnud kuskil palgatööl ja nad on läbi põlenud, et see on nagu see, et kui keegi selles kohas on, siis see on nagu väga hull koht, on ju, ja nad ei saagi neid asju teha, sest neil tuleb sisse selline, noh, tean, ma olen selle vuu ka, on ju, ma combine kõike seda, on ju, tuleb see osa sisse, siis ütleb, et ta-ta-ta, on ju, täna rohkem tööd ei tee, on ju, mine vaata, kas pesumasin on valmis, on ju, kas nõud on juba puhtad, on ju, ja kuidas sa saad üldse midagi teha, vaata, mis su köök on, on ju. ja tavaliselt need inimesed on, et lõpuks nad jõuavad sinna selle asja tegemisel, siis need maja täiesti nagu no, särab, on ju, neil on meilipostkast on nii ära korrastatud, on ju, ja siis nad alles jõuavad seda asja tegema, aga noh, päris nii see äri ikkagi ei saa käia, on ju. jah, täpselt. Aga lähme siis nüüd sinna teemasse sügavamalt sisse. Ja Heidi, räägi siis alustuseks, et mis on need nähtamatud takistajad, millest sa siis räägid? Ja, nii et mul on siin, täna on ka see väga oluline asi, et me areneme nagu ai on ju kõrval on ju, nii et ma mõtlen ka, et kui siin nagu ma olen Sandraga ka siin koostööd teinud, Sandra näitab mulle slaide teha ja mul on täitsa nagu piinlik öelda, ma täna tegin slaidid 10 minutiga ai-ga on ju, nii et ärge kritiseerige ja tihti ongi see, et tegelikult inimesed ei kritiseerigi, sest kui ma ei ütleks sulle seda, et need on ai-ga 10 minutiga tehtud on ju, siis sa ilmselt ei teakski seda on ju. On ju, ja nii, et ja ma ütlen sulle ka, et ma olin tegelikult autos, ma sõitsin just, ma olen siin Võrus praegu, olen direktorite saalis siin Võru ettevõtluskeskuses, Kagu-Eesti ettevõtluskeskus, nii et nad lubasid mul seda ruumi siin täna kasutada, siis ma teen teiega siin seda kohtumist.
ja ma tegin need slaidid nii, et ma istusin autos, kui ma Kupias spaast abikaasaga kõrvalistmel küll onju, kui me siia sõitsime, nii et ma mõtlesin, et ma ei tee slaide, aga siis viimasel minutil mõtlesin, et no mulle nagu meeldiks, kui oleks slaidid, et ma teen need slaidid ära. nii et nad tulid väga head slaidid. Ma juba Sandrale natuke näitasin neid, Sandra midagi selle kohta ei öelnud onju, et midagi hullu oleks, nii et väga-väga kenad, nii et tänapäeval tõesti neid põhjuseid jääb järjest vähemaks, miks me ei võiks olla ettevõtjad onju ja miks me ei võiks olla nähtavad onju. Nii et täna meil on selline hästi põnev teema, kas minus on mingi nähtamatu plokk või hirm, mis hoiab mind tagasi, onju, nii et ilmselgelt nagu, kui sa nagu mõtled ja tunnetad seda, siis võib-olla, no ei tea, on ikka mingi hirm võib sees olla, nii et ma räägin sulle siis tegelikult sellest siis natuke lähemalt täna. Ja enamus kordi, kui see näitab, et sul mingi asi sees on, siis sa tunned ennast milleski kinni olevast, et sa, inglise keeles on see hea sõna, see stuck on ju, ma nagu justkui nagu ei saa nagu kuidagi minema, on ju, asjad justkui, ma ei tea, kuhu seis ei sobi, on ju. kõik on nii raske, on ju. ja siis kõik elu ka nagu mängib kaasa, et ongi laps jääb haigeks ja ei lähe lasteaeda, sa ei saagi neid asju teha, on ju, sa peadki istuma ta voodi kõrval, on ju. kõik need asjad, need on mulle väga-väga tuttavad ja siis see tegelikult minul ka endal oli see, et ma arvasin, ma mäletan aastaid tagasi, kui ma rääkisin oma coach'iga, kes mul oli ärimentor ja ta ütles mulle, ma ütlesin, ma olen ilmselgelt laisk, et ma neid asju ära ei ole teinud, et ma olin võtnud eesmärgiks teha mingi 10 podcast'i salvestada nädalaga on ju episoodi ja ma ei olnud seda tehtud ja ma ütlesin, ilmselgelt ma olen laisk, sest tegelikult ma vaatan tagasi aega nagu oli, on ju, et neid ära teha. aga noh, ma ei ole neid teinud, on ju. nii et tegelikult see ei ole laiskus ega oskuste puudus, sa lihtsalt pingutad ja planeerid, kuid jääd selle nähtamatu seina taha, on ju. ehk siis sa justkui ei jõua, sul mõned inimesed ütlevad ka, et mul ei ole motivatsiooni või midagi muud, aga see ei ole tegelikult see asi. jah, nii et kui sa oled selles kohas olnud, siis sa võid mulle öelda ja ma tean, mis see on ju, siia kommentaaridesse, et see on siis selline asi, et see on siis sinu sisemine kaitsemehhanism, mis on siis loodud selleks, et kui sa kunagi oled midagi sellist teinud ja sind on näiteks kuidagi pandud sellisesse olukorda, mida sa enam ei taha sattuda, nii et sinu alateadvus hakkab siis sind nagu ära hoidma, kaitsma sellest kohast, et vot sa enam sinna ei läheks, et võib-olla, ma ei tea, lapsepõlvekogemus või endine töökogemus või tõesti see läbipõlemine, millest me juba rääkisime, on ju. ja see kaitsemehhanism hakkab siis toimima, et hirm eksida, hirm edu ees või vana kogemus, mis õpetas siis ettevaatlik olema ja eesmärk on siis siinkohas, kui te seda kõike kaasa teete, mina räägin siin siis ilmselgelt, kui sul on see teema aktiivne, siis sa võid tunda täna ka siin, kui sa mind kuulad, mingeid trigereid, on ju. ehk siis sa võid tunda, et sa lähed nagu vihaseks või mingi ärevus tuleb üles su keha sees. võib-olla, ma ei tea, mingi raskustunne kuskil kurgus, on ju. et su keha hakkab nagu vastama sellele, mida mina täna räägin, nii et see on täiesti okei. joo vett palju, tee märkmeid, on ju. ja ma annan sulle täna ka juba esimesed sammud, et sellest üle liikuda. nii et püsi ilusti lainel. ja eesmärk on siis märgata, mis toimub sinu sees, et saaksid liikuda edasi selgusega, mitte sundimisega, sest sundimisega me kuskile väga kaugele ei jõua, on ju. ükski $1 000 äri ei ole läbi sundimise ja vitsa ehitatud, on ju. nii et see on ka oluline, et teha selline äri endale, selline mis side hobby, side hustle, mis iganes sul on, mida sa teed, siis noh, sul meeldib seda teha, see on lihtsalt nagu sulle väga-väga meeldib seda asja teha, mida sa teeksid ka tasuta. nii ja milles nüüd vahet teha, kas sul on siis lihtsalt väsimustunne, on ju, ehk siis noh, väsimustunne me kõik, ma ka olen õhtuti väsinud või mõni päev ma lihtsalt ongi selline teleka vaatamise päev, et väsimus on see, et ma olen midagi intensiivset teinud ja ma vajangi puhkust ja taastumist. ja kui sa nüüd välja puhanud oled, siis sa tunned ennast värskena, sa oled maganud, sa oled puhanud, sa oled valmis tegutsema ja see ei ole nagu seotud konkreetse teema kordumisega. kui meil on aga selline nagu energeetiline plokk või valeuskumus, siis see kipub sind tagasi tulema ka siis, kui sa oled puhanud, nii et sa võidki mõelda, et oh, ma ei tea, puhkan nädalavahetusel, tegelen lastega, hakkan esmaspäeval suure hooga sellega pihta, esmaspäev on seal, lapsed on lasteaias või koolis, aga sa ikka ei tee seda asja, on ju. et või siis ma ei tea, mis iganes vaatad, et oh, ma ei tea, ei suuda teha, et nii palju muid asju on teha. hakkad kellegi teise asju tegema nii-öelda, jah. ja märkad, et sama teema kordub, näiteks alustad, aga ei lõpeta, näiteks alustad mingeid asju, aga sa ei tee seda asja lõpuni, jah. sa ei tee seda asja ära ja see kohta on noh, väga hea väljend, et seal on mingi konn, mida sa ära ei söö, on ju. ja tekitab sisemist takistust ja ebamugavust. nii et
siin on siis väike selline hea nagu test sulle, et küsi endal, kas ma väldin seda asja sellepärast, et mul pole energiat või aega või sellepärast, et see tekitab minus ebamugavust, hirmu või pinget. On ju, et kui ma ütlen sulle, et vot parim turundusnipp praegu on läbi video, inimesed ostavad mega hästi su toodet, on ju, et mine tee oma, ma ei tea, Facebooki lehel või oma eraprofiilil, tee väike video, kaks minutit, väike liftikõne, mida sa teed. Ja siis sa mõtled, oo ei, ma ikkagi täna ei saa seda teha, on ju. et see, aga sul oleks võib-olla sul oleks vaja uusi kliente ja raha, on ju. Muidugi, kui sul seda vaja ei ole, sa ei pea seda tegema, aga kui sul tegelikult vaja on, siis seda peaks iga päev tegema, on ju, ettevõtja. Eduhirm on siis, kas sa kardad tegelikult õnnestumist? Vot see on seesama, mis ma rääkisin, et kui need inimesed hakkasid Facebooki gruppi tulema, siis ma mõtlesin, et oppikene, mõni tuttav tuleb ka sisse, täitsa kole on ju. Nüüd nad näevadki, millega ma siin tegelen, on ju. Ja eduhirm näitab sageli, võib-olla noh, täitsa inimesed räägivad, oh, tead, eduhirm on täitsa tavaline asi, on ju. Ma tahan veel, et natuke valmistuda, ma tahaks neid slaide, ma tahaks veel oma pildi siia nurka panna, sellega mul läheks siin natuke aega, on ju. Ma tahaks perfektselt seda asja teha, et ikka kujundus oleks ilus ja kõik, on ju. Ja inimesed teevadki neid asju valmis endale, ma ei tea, kuude kaupa, on ju, isegi mitte me ei räägi nädalatest ja päevadest, aga nad valmistuvad millegi asja tegemiseks kuude kaupa, on ju. Ja tegelikult neid asju saaks teha päevadega, on ju, tänapäeva tehnika juures, on ju. Nii et nähtavuse hirm on siis ongi, et mis siis, kui ma saan päriselt nähtavaks, kas ma pean siis oma piirides suurem olema, see tähendab seda, et nähtavus on see, et inimesed võivad tulla, kes, ma ei tea, tulevad mingid imelikud mehed, vaatavad mu videoid või naistel on tõesti igasugused tutvumissoovid postkastis ja mis ma talle siis vastan, on ju. Noh, sa ei pea midagi vastama, on ju, ma ütlen oma kogemusest. Siis igasugune alateadlik pidurdamine, kui märkad, et hakkad asju edasi lükkama just siis, kui asi hakkab tööle ja tulemusi tooma. Ma näen seda, et keegi hakkab mega hästi, hakkab kliente tulema, aga siis ta paneb täiesti ploki käsipidurid oma peale, on ju. Et hakkavadki need inimesed, kliendid tulema, kes ütlevad, et jaa, ma tahaksin sinu, ma ei tea, webinarile tulla, ma tahaksin sinuga töötada, ma tahan su meililisti tulla, kirjuta mulle rohkem. Ja siis inimene ei kirjuta ühtegi kirja neile, ta ei paku neile mingit paketti, mingit tööd iseendaga, ta ei tee mitte midagi, on ju. Ja võib-olla tal ei ole ka võimekust, tal ei olegi seda paketti välja töötatud või tal ei olegi seda nagu järgmist teenust nagu välja nagu töötatud, mida siis selle inimesele pakkuda, on ju. Ja siin tulebki see pidurdamine, on ju, sest alateadvus lihtsalt keeldub talle mingit järgmist sammu andma äris, on ju. Keeldub tal nišida, keeldub tal seda toodet arendama, mida iganes, on ju. Pakkumiskirja ei saa saata, on ju, lihtsalt käsi ei tõuse, et isegi emaili aadressi on välja nagu otsitud, aga ikka see kiri ei lähe välja, on ju. Ja igasugune tagajärgede hirm, on ju, et sa ei karda mitte ebaõnnestumist, vaid hoopis seda, mis kaasneb eduga, on ju, see võib ka olla rohkem tööd, vastutust, tähelepanu. Et võib-olla sa mõtledki, et kus ma siis lõpuks, ma istungi seal kell 8 õhtul ja ma ei saagi üldse minna, ma ei tea, trenni ja mitte kuskile, on ju. Et sinna unustatakse ära, et sa saad neid klientidele ära öelda, saad hinda tõsta, on ju, seal on erinevad nii-öelda tööriistad, et mida siis tõesti teha, kui see edu tuleb, on ju. Pluss sul peaksid need süsteemid kõik valmis olema enne, kui see rahvas tuleb, on ju. Et kui ka sa, noh, Sandra oskab kaasa rääkida, aga kui sa midagi müüd, on ju, see peab olema valmis juba eeltöö, on ju, et mis ta siis tegema hakkab, kuhu see klient siis läheb, see Facebooki grupp valmis tehtud või mis iganes konteiner, on ju. Et see on kõik siis selline eeltöö, on ju, mida me saame ära teha, ma ei tea, minu jõulukirjad on juba praegu ära tehtud, kampaaniakirjad, on ju. Nii et seda ei pea täna tegema, on ju, jah. Ja küsimus pole selles, et sa ei suudad, vaid selles, et kas sa lubad endal õnnestuda, et ma olengi, et see kaitsjale öeldagi, et okei, et noh, ma natuke teen, et ma teen selle ühe kirja ära, ma teen selle järgmise sammu ära, võtan ennast kokku, teen tund aega nagu väga sihilikku tööd ja pärast premeerin, lähen randa näiteks, on ju, siin suvel, kui me seda salvestame. Kust plokid üldse alguse saavad, on ju, et kust nad siis tulevad, kõikidel inimestel on mingisugused plokid, ma järjest ikkagi, keegi küsib, ma ikkagi võin sulle kohe lugeda, mis su plokid võivad olla, et siis erinevad mineviku kogemused, on ju, on siis õpitud kaitsereaktsioonid, igasugune varasem kriitika, häbi või naeruvääristamine, on ju, et keegi on sind kuskile nii-öelda leti tõmmanud, et kuule, näed, sul on siin kõik slaidid pilla-palla, on ju, kes sul tegi need asjad.
Turvasüsteem, sinu süsteem hoiab sind tagasi, et tagada turvatunne olukordades, mis tunduvad ohtlikud, et meil on kõik sellised erinevad osad siin sees, võib-olla te olete kuulnud, et see sisemine laps, see kriitik ja igasugused, neid on hästi palju, neid osasid meie sees. Ja see turvasüsteem hakkab siis karjuma, kuule, mida, onju, mäletad, ükskord juhtus selline asi, et ära seda viga tee, onju. ja meil on ka perfektsionist ja üldse see edasilükkamise suurim põhjus on see, et me ikkagi, kui me seda asja nagu ikkagi ära ei lõpeta, siis seda kriitikat ka ei saa, onju. keegi ei saa tulla ütelda, et seda asja veel valmis ei olegi, ma alles kirjutan seda raamatut siin, onju, mingi 5 aastat, onju, et siis keegi ei saagi öelda, et kuule, see on kehv töö, onju, jah. võib-olla see raamat on ammu juba valmis, jah. Siis vanatarkus ehk siis see on mingi kunagine vajalik ellujäämisstrateegia, mis on nüüdseks muutunud liiga jäigaks, et näiteks mul on tulnud näiteks naised eriti läbipõlemine on ikkagi see väga-väga kuum teema, kus inimene lihtsalt nagu ongi, ta ei suudagi enam, mingi ärevushood, paanika ja siis enne, kui me hakkame üldse ärist rääkima või ettevõtlusest, on vaja see äri ja noh, on vaja selle inimesega töötada, et üldse saaks nagu midagi teha, siis meil ei ole mõtet nagu rääkida kellelegi, et tee mingi suur webinar 500 liitujale, kui tal on ärevushood näiteks käivad, onju. et siis ta juba see kaitseb teda selle eest, et ta ei saagi seda teha tegelikult enne, kui ta on selle ületanud ära. Lubasid täna ka harjutused sulle anda, et esimene samm on siis nimeta oma pidur, on ju, ehk siis juba kui sa nagu tunned, et täna ka siin kaasas oled ja tunned juba, et midagi sinus hakkab nagu tulema, mingi tunne üles või mingi hirm, on ju, siis see on see koht, et noh, me ei taha, et sa siin mingi noh, midagi väga suureks läheks, sest ma ei saa sinuga täna nii pikalt töötada, on ju, nagu ma eraklientidega või kuskil programmis teen. aga oluline on see, et tee pisikesi ampse, et vaata, mis on hetkel turvaline, et kui sul ei ole turvaline teha 500 inimesele webinari, võib-olla saad teha 5-le, võib-olla saad teha 10-le, on ju. et võib-olla see sisemine kriitika või keegi lubab teha natuke väiksemas mahus ja ütle, ainult 5 inimest võtan täna, on ju, ja kõik nad on võib-olla keegi head sõbrad, on ju, või ma ei tea, mis iganes su membership'i liikmed, programmikaaslased, on ju, et on mingid nagu, kes sul on sinu fännid. Ja esimene samm ei ole end veel rohkem pingutama sundida, vaid rahulikult nimetada, ma näengi, et noh, ma ei tea, mul ongi nähtavuse hirm, on ju, või mul ongi müügiplokk, et ma saan aru sellest, on ju, aga ma tean, et ma saan neid asju, neid toiminguid ma saan praegu ära teha selleks, et ma tean juba teadlikult, et mul on see asi olemas, aga ma valin siis näiteks, meil on võimalik ju turundust teha ka, et me üldse ei ole videos, on ju. meil ei ole üldse pildis, on ju. et ma valin mingid sellised turundusmeetmed, oma turundusstrateegiad, ma valin sellise oma marketingi turundusplaani, sellised asjad, mis ei ole seotud minu endaga, on ju. et mina ka alustasin tegelikult nii, et mina ei olnud kohe videos, on ju. mina alustasin ka kohe alguses ikkagi ainult tekstiga. nii et paljud asjad on või olla nähtav, on ju. ja hea on märgata siis tõesti, et millal see tunne tekib, kas siis, kui sa pead müüma, kas sa pead postitama, tõstma või abi küsima. jah, nii et sa võid panna mulle ka siia, kui sa siin otse oled, mul on hea meel, et te siin ka Zoomis olete täna, et mis sa näed, et kuskilt kohast see ärevus nagu tuleb, kas võib-olla ongi see müük, võib-olla on see postitamine, hinna tõstmine, abi küsimine. et tihti me arvame, et peame kõike ise tegema, aga siiski Eestis on imeline turvavõrgustik, imelised inimesed, kes juba teevad seda ja nad oskavad sulle tegelikult nõu anda. küsi kelleltki, kes teeb seda hästi. aga midagi nüüd, see on signaal, et siis mingi osa sinust püüab sind kaitsta, et ongi mingi vastupanu, mingi kaitse sul peal, et sa ei saa neid asju teha. ja selle eesmärk pole sind rikkuda ega takistada, vaid hoida sind turvalisena olukorras, mis tundub sinu süsteemile siis turvaline, on ju, ehk siis kui on ohtlik, siis ta proovib sulle siis ruttu-ruttu kiiresti tagasi tuua su maa peale, et kuule, ära nüüd ikka tee seda või toda või kolmandat asja. et see süsteem on siis sinu süsteemis on siis mingi error, on ju, mis on tulnud siis minevikust, on ju, ja mille siis saaks nagu ära muuta. kuidas sellest niimoodi nagu mööda minna, on siis ka ilma, et sa seda suurt tööd peaksid tegema, et kõiki neid plokke hakata muutma ja tõesti noh,
teraapiat tegema ja vaatama neid oma osi, on ju, et siis ongi see, et mida see minu osa kardab ja kuidas ma saan talle näidata, et praegu on turvaline, et ma panin selle slaidile ka selle alla, et sa võid selle endale üles kirjutada siin ja sa võid lihtsalt lasta endal vaba käega kirjutada sellele osale, on ju. et see on selline täiesti iseseisev harjutus, selleks sa ei vaja mind, et seda teha kedagi teist, et võib-olla ta saab seda väikest ampsu teha, et võib-olla ongi see, et sul on mingi, kuidas midagi teha, ütleme nii, et näiteks, et ma tahan teha Facebooki, ma ei tea, lehte, on ju, ja siis sa ütled, et okei, ma täna teengi selle lehe ära, aga ma võib-olla veel ei jaga seda lehte oma tuttavatele või klientidele, on ju. et ma teen mingi sellise asja, mis täna tundub mulle turvaline. võib-olla registreerin domeeni ära, on ju, võib-olla teen mingeid selliseid asju, mis tundub, et hetkel on turvaline. jah. Nii et 3 suuremat valdkonda, kus see hirm siis tegelikult on naistel, on siis raha nähtavus või vastutus ja raha on siin ka siis raha alla käib ka siis müük, on ju, ja üldse see enda väärtustamine, palju siis see maksab, et ma istun sinuga tund aega täna õhtul, on ju, et see aeg palju maksab see, et minu teadmised, ma ütlen sulle täpselt, et mida teha, on ju, kui palju siis tegelikult see maksab, on ju. ja müük tekitab siis inimestel tihti ärevust, ehk siis ongi see, et keegi küsib sulle, et kuule, mul on just sind vaja, on ju, et mis see maksab, on ju, mis su paketid on, on ju. siis inimesed tihti nagu, ma ei ole kunagi mõelnud selle peale, mul ei ole isegi paketti, on ju, ma ei tea, on ju, ma annan sulle kuu aja pärast teada, kui ma ei tea, läbin pakettide koolituse, on ju. inimesed ei oska seda tihti öelda ja hinna tõstmine tundub ka võimatu, et inimesed tihti küsivad väga madalat hinda, et olla kindel, et see nüüd kellelegi sobib. ja selle taga on tihti siis see tunne, et sa ei vääri seda küllust ja raha tegelikult, et noh, see on juba selline nagu sügavam asi, millega tegeleda. Teine teema on siis nähtavus, et ma olen ka siin jooksutanud seda kaamera enesekindluse väljakutset ja erinevaid asju, ehk siis see sotsiaalmeedias postitamine tekitab kõhklust, on ju, et mida ikkagi postitada, et isegi tänapäeval on meil ai, kes sulle ütleb, et vot, ma aitan sul tuvastada siin sinu sõnumit ja kõiki neid asju, aga siis ikka, see ei ole päris see, ma ikka ei ütle seda, on ju, ja mida ma teha teen, see tundub liiga ai, ma ikka ei tee seda asja, et ei tehta üldse, on ju, jah, üldse ei tehta. ja ongi hirm kriitika või naeruvääristamise ees või et minu klient ikkagi ei leia või ma ei tea, ma pean mingi, ma ei tea, läbima veel mingi koolituse, mis on 3 aastat, et ma saaksin seda teha, on ju. mul on mingit tunnistust vaja, on ju. ja soov jääda turvaliselt varju, et tegelikult enamus on meil, mina olen ise ka introvert, et ei ole nii, et ma hommikul mõtlen, küll oleks hea, ma saaksin iga päev siin Sandral esinemas käia, aga ma teen seda sellepärast, et minu miks on nagu lihtsalt suurem kui see turvaline varju olemine, on ju. et see, miks ma seda teen, on nagu suurem, on ju. nii et ma ka hea meelega istuks ja ma ei tea, rohiks aias ja jooks kohvitrepi peal terrassil ja ei teeks midagi, võib-olla vaataks mõnda seepikat, on ju. aga tegelikult minu töö on tegelikult seotud sellega, et ma aitan teistel sealt turvalisest varjust välja tulla, nii et see on ka, et ma ise teen seda ka, on ju, see ei ole midagi nii, et ma mõtlen, et ma nüüd küll oleks tore, ma päev otsa teeks Facebook live või TikTokis teeksin laivitud, ma ei tea, päev otsa, ei ole nii päris, on ju. Sest tegelikult nähtavuse võimalusi on väga palju, parim on ikkagi see sotsiaalmeedia, mis on meil ikkagi tasuta praegu, keegi ei küsi sul Facebooki konto eest 20 eurot kuus, on ju, nagu ai eest, on ju, tasulist versiooni. ja vastutus on ju, et siis kasvusammu koorem tundub liiga suur, ehk siis ongi see, et ma ütlen sulle, et ka üks klient siin, kellega ma töötasin, on ju, tegime siin tema müügiblokke, erinevaid asju, väga ideaalne asi, tal tuli 27 klienti ühe Facebooki postituse peale, nagu ma ütlesin, on ju. aga see on natuke hirmus ka, sest sa pead ju sa ei saa ju kõikide 27-ga kohe tegelema hakata, kui sul ei ole süsteemi taga, on ju. mis ma neile kirjutan, mis ma neile ütlen, on ju. kuidas ma nad sinna oma kalendrisüsteemi panen, on ju. mis siis saab, on ju, et ma tegelikult isegi ei taha nii palju kliente, on ju. et see vastutus on ka tegelikult, kui mina võtan kliendi endale ükskõik kas membership'i või ükskõik mis programmi, ma tegelikult ju vastutan, et sa saaksid hakkaks läbima neid asju, sa tuleksid kõnedele. ma tunnen nagu natuke sellist tunnet, et ma nagu tahan, ma ju tegelikult ju väga tahan, et sina saaksid paremasse kohta, on ju. et see vastutus on ka, mis inimesi tegelikult hirmutab.
ja hirm, et sa ei suuda tulemusi hoida, et tõesti, et ma ei suudagi sama kvaliteediga kogu aeg asju teha ja ma ütlen ausalt, et ega mina ka ei suuda sama kvaliteediga iga päev asju teha. Et mul mõni päev on väga hea päev, mõni päev on selline päev, kus ei ole nagu see eelmise päeva tipptulemus ei ole, ma ei suuda korrata seda tipptulemust. On ju, ma arvan, me kõikidel on see asi, eriti naistena, kui me peaksime tegelikult oma äris ka arvestama oma isiksust, oma human design'i, oma, ma ei tea, millal meil päevad on, kuidas meil tsükkel töötab, on ju, kõiki neid asju, on ju. Nii et see on nagu, seal ei olegi võimalik, et me töötaksime nagu mehed, on ju, kes hakkavadki hommikul kell 7 tööle ja lõpetavad kell 6, on ju, ja istuvad seal kontoris ühe tooli peal, on ju, et see ei olegi nagu eesmärk, et ma arvan, et tulekski luua nagu hästi palju see äri, nagu mis on sinu järgi tehtud, mis on nii-öelda rätsepa ülikanded, mis päevadel sa üldse nagu töötad ja millal sa puhkad, on ju. Nii et minu graafik näeb tihti nii, et kuus on mul sellist 20 töötundi, mida ma teen, tegelikult 20 tundi töös ainult sellist tööd, nagu ma täna siin, see on ka minu jaoks töö, ma siin teile räägin, on ju. Aga kui ma teen üks-ühele kliente või mingeid Zoomi kõnesid või, siis ta on ainult 20 tundi, on ju. Nii et noh, mõni võib öelda, et kuidas sa nii vähe Heidi teed, aga seal taga on nagu suurem töö, on ju, ma olen 10 aastat seda teinud, mul on süsteemid taga, mul on asjad taga, mis töötavad, mis tagavad mul selle ma saan sellist tööd teha ja ebakindlus oma võimekuses rolli kanda, et see on ka, et kes ma siis tegelikult olen, on ju, kui ma selles rollis olen, on ju, et see rolli asi, et mina ka ju, kuna ma töötan kodus, on ju, mul on küll kontor ka, aga need erinevad rollid on ju, et vahepeal laps jookseb uksest sisse, ütleb, et kõht on tühi, et külmkapis midagi ei ole, on ju. Et see on nagu täiesti tavaline asi naistele, on ju. Et see eri mütside kandmine tuleb ära õppida. Ja ma annan sulle ka siit täna kaasa siis selle, et ära otsi üht suurt üldhirmu, on ju, vaid märka oma keha reaktsioone, milline tegevus paneb sind kõige rohkem pingesse. Ja see ongi sinu teejuht, et kui sa nagu tunned, et sa võid kirjutada paberile, vaadata endale ära, mis on need tegevused, mida sa teed ja mis teevad pinget, siis see ongi, et üks variant on võimalik see inimestele ära delegeerida, on ju, kui minul on pinge oli näiteks slaidide valmistamine, ma lihtsalt ei olnud nagu Canvas nii hea, et ma nagu igatpidi proovisin leida kedagi, kes teeks väga ilusaid slaide, on ju, siis praegu on juba, noh, minu pinge on alanenud selles mõttes, et näed, 10 minutiga väga ilusad slaidid, on ju, kui selle tekstiga, mis ma talle sisse andsin, on ju. Nii et tuleb nagu töötada sellega, mis sul on, ega sa siis delegeerid selle ära, on ju, või sa töötad sellega. Näiteks mul oli ka, noh, kuna ma tegelikult olen rahandusharidusega, siis aga minu kursaõde teeb mulle raamatupidamist ja vahepeal on vaja meilist arveid otsida, on ju. Ja mul oli see pinge, et noh, ma peaksin oma erameilis siis nagu otsima, et mis mul siis kuskil isegi sama nimega võib-olla mingi arve ei ole, et ma ostan väga palju online kursuseid välismaalt, on ju, igasuguseid webinare osalen, siis nad tulevad mingid arved väikeste summadega, need on vaja otsida ja siis üldse saatja on keegi kolmas inimene, on ju. Ja noh, praegu ma olen cloud'i pannud neid asju otsima endale, on ju. Nii et ai jälle aitab, on ju. Nii et vaadatagi, mis on variant, kas ma saan selle tööülesande kuidagi ära delegeerida, keegi teine ehitab mul, ma ei tea, slaidid või kodulehekülje või hoopis midagi muud, on ju. Või ma teen seda ise, on ju. Nii et lähen läbi sellest pingest ja raskusest, on ju. Näiteks minu tütar 3 päevaga tegi enda Shopify e-poe näiteks, on ju. Enne otsisime, et kes teeks seda, on ju, võtsime hinnapakkumisi, on ju. Siis mõtlesin, et ma ikkagi teen ise selle ära ja siis istus 3 päeva ja tegi oma e-poe ise ära, on ju. Sest ai, sa võid lihtsalt küsida, et vot, ma olen siin, on ju, et ta juhendab juba sind väga palju cloud läbi, et kuidas seda e-poodi siis teha ja kuni selleni, et aitab sul pilte ka teha, on ju. Nii et tänapäeval me oleme väga heal ajal, meil on väga odav on kasutada ai-d, varsti lähevad need hinnad väga palju ülesse. Praegu nad veel ikkagi maksavad kasutajatele peale, isegi kui sa maksad see $20, on ju, siis tegelikult see väärtus, mis sa saad, on oluliselt suurem, on ju. Nii et mina alati ütlen, et inimesed õppige ai ära, et mitte sellepärast, et seda kopeerima hakata, vaid lihtsalt, et kui sa suudad selle ai-ga luua rohkem väärtust kui see $20 kuus, on ju, siis kasuta seda, on ju, sest teised kasutavad ja nad lähevad lihtsalt sinust mööda. Kas plokkidest peab vabanema enne tegutsemist, seda küsitakse mul ka hästi palju, et no ma ei saa ju enne hakata müügi tegema, kui mul on kõik müügiplokid, on ju. No müügiplokke on päris mitu, on ju, 5 suuremat müügiplokke, sa ei pea kõikidest vabanema, võib-olla sinu jaoks on üks plokk, mis on kõige olulisem vaja ära teha, on ju, ei pea ju kõikidega 5 sessiooni tegema, võib-olla teedki ühe, on ju. Aga tegelikult sa ei pea üldse nendega tegelema, on ju. Mina ka alguses kohe, kui ma tegutsema hakkasin, siis ma ei hakanud kõikidest vabanema, ma isegi ei teadnud, et mul on mingid müügiplokid, kes keegi ei öelnud mulle seda, on ju.
ja läbimurre toimub sageli liikumise käigus, mitte enne seda, et sa ei pea ootama, kuni tunned ennast täiesti hirmuvabalt, piisab, kui teed väiksema ja turvalisema sammu, mis on sinu närvisüsteemile talutav, on ju. Et võib-olla ongi see, et sa registreerid oma domeeni või teed oma Facebooki grupi või teed midagi, kirjutad kellelegi, on ju, või teed mingeid väikseid asju, hästi palju väikseid asju. Jah, et sa ei ütle oma sellele närvisüsteemile, oma sellele kaitsesüsteemile, et kuule, ma nüüd 500 inimest võtan webinarile ja nad kõik ostavad mu koolitust ja siis on mul nii palju raha ja siis ma ei tea, mis pangaga teha ja kuhu investeerida ja kas ma pean kolmanda samba tegema või mitte, on ju, või palju ma sinna võin kanda, on ju. ühesõnaga, see naise aju hakkab genereerima neid igasuguseid asju, et mis siis saab ja mis ma siis pean tegema ja seda ülejärgmist sammu ka, et kus ma siis lapsed panen, kui mul 500 inimest tahavad minuga töötada, on ju. Ja siin ongi sammud siin slaidil ka väga ilusti, et postitan ühe ausa mõtte. Ma ei tee kohe mingit suurt lansseerimist, aga kirjutan näiteks, et olen, ma ei tea, nii tänulik, on ju, et ma saan siin direktorite saalis teha seda. Ma lihtsalt hakkan näitama, kes ma olen, hakkan oma isikliku brändina välja tulema, sest tegelikult me kõik ettevõtjatena oleme isiklikud brändid, tahad sa seda või mitte, on ju, et sa võid olla, et keegi ei teagi, et sina oled selle firma taga, et võib-olla hea läheb, sobrab sealt teadmik.ee-s kuskile, siis ta näeb, et oled seal, aga sa võib-olla ise ei näitagi, et sa oled selle kõige taga, on ju. aga jah, et postitan midagigi, postitan kasvõi teen looduspildi, on ju, või midagi, et hakkad neid väikseid samme tegema, mida sa tegema tahad hakata. Teine samm on siis küsin ühe koostöö näiteks, on ju, et siin ka, kes on virtuaalsed assistendid või kes alustavad päris oma äriga. Ma ei võta kohe, ma ei tea, ma ei võta kohe 10 klienti, võib-olla ma võtan alguses ühe kliendi, 2 klienti, on ju. Siis töötan paar kuud nende 2 kliendiga, siis võtan 3. kliendi juurde, on ju, jah. Samm 3 on näiteks teen ühe müügikõne, jah, ei tee kohe mingi istu päev otsa, tee sellist kampaaniat, on ju, nagu müügiga inimesed tegelikult ju teevad, nad tulevad tööle ja nad helistavad, ma ei tea, 100 firmat läbi, on ju, see on ju tegelikult, mis tehakse, on ju. Aga teengi ühe müügikõne, helistangi kellele, ma ei tea, mehe sõbrale, et kuule, et sul on see katuseremondifirma, et ma vaatasin su Facebookis, saaks aadse jooksutada, et kas sa tahaks proovida, on ju, et 100 euro eest, et oled mu testklient, on ju. Noh, mingeid selliseid lihtsaid asju, on ju, et kui sa hakkad selliseid väikseid turvalisi asju tegema, siis see liikumine annab ajule ühe kogemuse, ma olen nähtav, aga siiski turvaline, ma olen turvaline olla. Kuidas see sind aitab praegu, kas sa märkad midagi, mis sa saaksid täna teha selle jaoks, et nendest nähtamatutest takistajatest üle minna? Ja kuidas siis töötada nende plokkidega siis endale liiga tegemata, ongi siis märka, millal see pinge tõuseb su kehas, on ju, tee nimekiri, on ju, ja jälgi oma keha ja emotsioone ja, ja siis sõnasta ka hirm, on ju. Ja ma kardan, ma tean, et mul on nagu müügi, ma ei tea, mis raskus nagu ennast hinnastada või mul on raskus oma paketti kokku panna, on ju, mul on vastupanu seda teha, on ju. Mul on vaja kellelgi küsida, on ju, kas see müügileht või too müügileht sobib, on ju, kas ma peaks need brändislaid värvid võtma või nood, on ju. Nimeta ära, millega sul hetkel need takistused on ju. Ja väikesteks siis tee need hästi väikseks, tee need beebisammudeks, on ju, tibusammudeks, on ju, et sa saaksid teha need ka ebamugavusega, et õpeta endale seda turvalisuse tunnet, on ju. Näiteks ongi seda täiuslikku müügiteksti, kirjuta 3 lauset, on ju, räägi endale, mida sa tahad müüa, kellele sa tahad müüa. Kui sul on olemas juba, noh, ma eeldan, et siin on kõik naisettevõtjad juba, et sul on oma turundusplaan olemas, sul on oma müügisõnum olemas, pane chat-GPT-le need sisse, küsi abi, on ju. Ka tasuta versioon oskab väga hästi aidata. Sul on suur avalik esinemine, tee lühike video näiteks, on ju, harjuta selleks, on ju, kodus, on ju, ära saada seda kuskile, lihtsalt tee oma telefoni sisse, räägi sellest, ütle pärast, saada see tekst ai-le, ütle, et ole hea, et anna mulle nõu, mida muuta oma esinemises näiteks või tee mulle kõne näiteks valmis või anna talle võimalusi, et sind aidata, on ju.
kuidas siis vältida enesehirmu valesti tõlgendamist, ongi, et märkad, kas see tunne tuleb alati samades olukordades. Ja kui jah, siis on see tõenäoliselt muster, mitte juhuslik halb päev, et näiteks ongi, et sa mingid samad olukorrad tulevad, näiteks sa ei ole võimeline töötama, kui keegi, ma ei tea, keegi kodus on sul näiteks on ju, võib-olla sa ei ole võimeline töötama, kui ma ei tea, mingid töökaaslased jutustavad kõrval on ju. Märka neid asju, kus sul need mustrid hakkavad tulema ja kas ma saan selle tundele läheneda uudishimuga, mitte ainult frustratsiooniga, et siis ma olen nii huvitav, et vau, et mul on niisugune asi on ju, et väga-väga huvitav on ju, et huvitav, millest see tuleb, on ju, või kuidas ma seda, mida ma saaksin teha, et see osa minust on ju, kes kardab näiteks selliseid toiminguid, saaks relax ida, on ju, ta saaks lõdvestuda, on ju ja lõpeta endaga võitlemine, sest see on tegelikult sisevõitlus, et sul on endaga vastupanu, on ju. Hakka koguma andmeid selle asja kohta, on ju, millal see välja tuleb, kuidas see töötab, on ju, miks see niimoodi toimib, on ju. Ja kuidas edasi liikuda, et Sandra küsis ka, et kas sul on midagi, kuhu edasi juhatada, siis homme on mul näiteks selline webinar kell 12, tasuta webinar, kuidas luua äri, mida ma armastan ja www.heidiblumberg.ee armastan ja siis on mul ka või üldse ettevõtjatele, mitte ainult naisettevõtjatele, et see on küll ainult naisettevõtjate grupp siin, aga mul on stardipauk.ee on online äri stardipauk, see on 14 eurot kuus on siis membership, kus siis on ka iga kuu on kõne minuga ja kus on siis erinevad juhised, et kuidas mingeid asju teha, et need beebiampsud nii-öelda, et hakata liikuma. Nii, ja siis on meil ka selline juhend, on ju, kuidas siis nähtamatud plokid on siis enese aususega nagu saada ühendust, et sa saad selle ka siit lõpust võtta. Ja ongi minu slaidid täna läbi. väga tore või niisugune hea kuulamise mõttes tore, et no tõesti, et ma ei ole ainus on ju nende teemadega, et ja ma loen siit tegelikult on siin meile täna kuulajad ka jaganud päris palju, et on täpselt samas kohas, et näiteks siin Kaisa jagas seda, et tal ei ole probleemi mitte alustamise lõpetamisega, vaid pigem ongi tal on samamoodi see hirm, see eduhirm on ju, et kui ta panebki nüüd uue toote müüki ja see päriselt müüb, et siis tuleb nii palju tööd. Et ma olen tundnud sedasama ja see on nii veider tegelikult, et teiselt poolt ma nagu ju tahan tööd, tahan seda tööd ja kõike, aga ja ise siis seisen nagu vastu, et kui see tulemas on, et seda on nii paljudel seda muret. Ja see võib olla ka, et see äri ei ole üldse loodud nagu sinu järgi. Et meil on nagu, ma olen ise ka see inimtüübi human design'i coach on ju ja stardipaugus on meil ka näiteks, et kuidas siis nagu saada aru, et mis su human design on, sest mina ise olen näiteks projektor, see tähendab seda, et minul ei sobigi väga palju tööd nädalas teha et mulle ei sobi see üldse, sellepärast et ma lihtsalt väsin ära meeletult, et see on lihtsalt mu energiatüüp on ju ja seepärast ma peangi looma endale äri, kus ma ei tee väga palju tööd, vaid ma pigem usaldan süsteeme, on ju, et see ongi nagu see minu edupant nagu selles elus, et aga kõikidel teisel tüüpidel on ka oma edupant, et selleks meil on see human design'i kursus on siis stardipaugus näiteks ja samamoodi tegelikult ka, et kuidas oma aega planeerida, kuidas neid asju üldse ära teha, on ju, et kõik on väga-väga oluline naistel, sest noh, mul on samamoodi ma planeerin, on ju, oma aega, on ju, et ma olen küll täna ja eile olen siin Võrus, on ju, aga näiteks neljapäeval olen juba Paides, reedel on mul poja 9. klassi lõpetamine, on ju, siis ma olen ka päris inimene, on ju, mul on ka koer, kass ja hamster kodus ja lapsed, on ju, ja mees, on ju. lihtsalt seal ongi mingid asjad, et kuidas neid asju ära teha, on ju. ja turunduses ei ole ka selliseid asju, mida turunduses ei ole ka selliseid asju, et sa nagu pead kindlasti midagi tegema, et sa saad alati valida mingi tee, et mis ei pruugi olla see, mida näiteks keegi teine teeb, on ju, et keegi teine teeb näiteks väljakutseid, sa ei pea neid tegema, sa võid teha hoopis midagi muud, on ju, neid on nagu nii palju võimalusi, mida teha. just, ja see oskus delegeerida ära, on ju, et noh, kõike ei pea tegema, et kui siin ongi täpselt ka, et Jah, seda. et praegu on ka, et mul oli aeg, kus mul oli 4-5 assistenti, on ju. Praegu mul on ainult üks assistent ainult teisipäeviti ja ülejäänud aja
ta on siis ai tegelikult, kes kõik süsteemid ära teeb, nii et tegelikult me oleme selles ajastul tegelikult, kus on väga lihtne ettevõtja olla ja alustada. sellepärast, et sa võid küll kedagi võtta, et ta aitab sul mingid asjad ära teha, väga palju asju saad tänapäeval juba ise ära teha, mida siis mina ei saanud aastaid tagasi. jaa, Mhm. nii ma vaatasin korra, et mis siin veel kommenteeriti, et siin on tõesti väga head jagamised. aga üks oluline mõte, mis mul siis ka endale täna siin kõlama jäi, et no tõesti, et ei pea ootama, on ju, et kõik hirmud ära kaoksid, et hakata tegutsema ja liikuma, et tegelikult see muutus toimubki selle teekonna käigus, et Heidi jagas nii palju häid nippe nagu, kust alustada, mida proovida ja leida nagu endale see sobiv variant. ja tõesti, ma soovitan, ma ise olen märganud ka, et tegelikult see tihti ei olegi mingi väga suur plokk, mis inimestel on, vaid lihtsalt nad näiteks ei teagi, mida teha. Nad päriselt ka ei tea, kuidas seda asja teha. Et sellepärast ma paningi stardipauku, noh näiteks meil see nädalas on tulemas, on stardipaugus järgmise nädala, ma nüüd kuupäevi nagu peast ei mäleta, aga igatahes meil on tulemas, kuidas teha oma turundusplaan 90 minutiga ja meil on näiteks koolides, kuidas saada oma nii-öelda turundussõnum paika, on ju, sest noh, ma ütlen ka, et mis on sinu liftikõne, on ju, et kui sa keegi küsib, et mida sa teed, on ju, siis noh, on ju, sa pead ütlema, on ju, mida sa teed, on ju, kellele sa midagi teed, on ju. et kui sa seda ei tee, siis sa ilmselgelt lased väga hea võimaluse nagu mööda kedagi aidata. ja, Nii et see on kõik jah, 14 eurot kuus ja võib tulla ja kasvõi ainult kuuks ajaks tulla, kes siin tunnevad, et see kõnetab, on ju, ja iga hetk ära minna. aga noh, jah, need pisikesed sammud on hästi olulised, et kasvõi kui sa täna juba siin oled, siis kasvõi sea sisse endale Zoom tasuta konto või Canva konto, on ju, või no mingid väiksed asjad, mis tegelikult väga palju asju saab teha. ja ma arvan, et Heidiga koos on väga turvaline ja kindel tunne tegelikult alustada nende muutustega. et mina ka väga soovitan. jah, aga et Sandra, sinuga ju töötasime ka eelmine aasta, on ju, siin ja just ja ka mina sain sealt omad tulemused. Mhm. aga aitäh sulle, Heidi, selle tõesti selle vajaliku teema jagamise eest, mis nii paljusid puudutab. ja aitäh ka kõigile, kes täna kaasa kuulasid ja kohtume juba siis järgmises saates. jah, aitäh sulle, Sandra, mind kutsumast ja ma tahan siinkohal ka õnne soovida Katrinile, kes täna postitas, et tema sai cum laude oma magistrikraadi kätte, nii et palju õnne, Katrin, kui sa seda järgi kuulad. ja tervitused Katrinile, ja, vägev naine. ja olgu, no aga siis ilusat päeva tšau. kõikidele.